Meie selja taga on Rootsi päritolu jaotelk ja nimi ütleb jaotelk jao majutuseks, et telk tõmmatakse lahti, taldrik pannakse külge, väiksed maavaiad pannakse maha, enam-vähem ringi kujuliselt, et telk oleks. Väga pingule ei tohi tõmmata, kuna pärast vaiad muidu tulevad niikuinii välja. Ja hiljem siis sätitakse need vaiad täpselt paika. Seejärel võetakse pikad vaiad, pannakse need ära, ukse omad kõigepealt. Pane teine ots enne sisse. Jah. Otsi see tasku ülesse, nahk taskud. Seejärel üks võitleja läheb sisse ja paneb pikad vaiad paika. Teised natukene aitavad siis väljapoolt, tõstavad telki, et kes sees on, üksinda ei rabeleks. Pikad vajad enam-vähem juba paigas või osaliselt paigas, siis võib juba minna korstna ja korstnajalaga sisse. Korstnajalg sisse ja keegi väljas siis juhendab, et sinnapoole, tännapoole, et see korstnajala sirgeks jääks ja seejärel vahi. Korstnajala puhul tuleb jälgida seda, et ta jääks õiget pidi sisse, et ahju, siis kütteava jääks ukse poole, kuna kütja on alati siis ukse juures. Seejärel pingutatakse vajadusel alumiselt väiksed vaiad ära. Vajadusel pannakse ka nöörid külge ülemistesse aasadesse ja tõmmatakse siis nad kas puude või teiste vaiadega, lisavaiadega, kas ise tehtud või on olemas kaasas, nendega siis külge. Nüüd nende nööride tõmbamise puhul tuleb jälgida seda, et need ei jääks liikumisteedele ette. Et sel puhul lihtsalt nende, mis on nöörid, mis on tõmmatud, et võimalused mitte väga laialt, telgi lähedalt tõmmata ja puude ümber pannes siis sõlmühendustega, mitte siis siduda sinna, vaid siis eelnevalt on tehtud sõlmed sisse, nii nagu telkmantligi puhul, et tõmmate natukene tagasi nööri, lõks ongi lahti ja ei ole mingit sõlmedega mässamist ega lõikamist. Ja seejärel ongi telk püsti. Kui seda on harjutatud, siis alla 5 minutiga peaks hakkama saama täiesti.